No nii, tere Kevin! Täna olite siis rahvuste koondisega siin Jõgeval Linnamäel Krossi rajal siis ühistreeningut tegema. Kuidas läks? Väga hästi, ma arvan, saime üheskoos siin natuke starti harjutada, rääkida, mis seal siis täpsemalt võistlusel toimub ja teha väikse pikema sõidu ka, et väga mõnus treening, et rada oli niisugune mõnus soondes ja raske ka, et väga hea treeningpäev. No, sa oled minemas nüüd juba 6. korda rahvuste krossile. Räägi võib-olla vaatajate lahti, et mis asi see rahvuste kross on, miks see üldse oluline on, miks see tähtis on ühele motokrossi sõitjale? Rahvuste kross on siis kord aastas toimuv selline suur sündmus, kus iga riik saab panna oma 3 parimat võistlust tulla saata, nii et oma riiki esindama. Ja eks see sellepärast tähtis ongi, et igaüks saab minna ja oma riigi eest väljas olla, et näidata, mis tase siis tema riigis on ja millised sõitjad sealt tulevad, et kõik tahavad seal hästi sõita ja nii individuaalselt kui ka siis riigi eest väljas olla, et samamoodi ka meie siis tahaks minna ja näidata siis, kus siit väiksest Eestist kiired poisid tulevad. No, selgita mõne sõnaga ka lahti, et milline see võistluste ülesehitus on, et seal on grupp A, B, C, sõidetakse koos ja siis teised grupid koos, et kuidas see paremus kokkuvõttes selgitatakse? Iga sõitja on jah omas grupis, et iga tiim saab siis ise valida, et kas ta vajab sõitja A, B või C gruppi, et esimene päev on kvalifikatsioonipäev, iga sõitja on eraldi sõidus ja 3 siis tulemusest 2 parimat läheb kirja ja selle tulemusena siis saame finaalsõitudes stardikohta valida. Ja pühapäeval finaalpäeval siis iga sõitja saab 2 sõitu ja lõppparemusjärvestuses siis tuleb punktide arvestusel, et 3. koht saab näiteks 3 punkti, 5. koht 5 punkti ja lõpuks siis mida väiksem see skoor on, seda parem ja 6 tulemusest siis 1 läheb maha ka, et 5 tulemust läheb kirja. No, rahvuste kross teadaolevalt on meeskonnavõistlus ja iga tiimi liige peab mõistagi andma endast parima, aga räägi võib-olla ka sellest poolest, et mis teeb sellest meeskonnavõistluse ja kuidas siis selles konkreetse võistlussõidus meeskonnasiseselt see koostöö käib? Kõige rohkem väljendub siis selles, et oma tiimikaaslastele siis liigselt survet ei avalda sõidu ajal, et arvestame üksteisega, aga ja siis näitame sobivaid trajektoore, aga peamiselt see koostöö siis seisneb raja kõrval enamasti, et jõuame kohale enne, vaatame üheskoos rada, mis parimad sooned seal on, ja anname üksteisele ka nõud, et ega sõidu ajal seal väga palju mõelda ei ole, et oma tiimikaaslast järgi ei oota ega niimoodi, aga kui ta tagant tuleb, näed, et ta on kiirem, siis annad talle teed ja lased tal edasi võidelda, et üheskoos see lõpptulemus on siiski olulisem kui see individuaalne tulemus. No, räägi Džingoli rajast, sa oled seal 2017. aastal võistelnud ja seda samuti siis rahvuste krossil. Milline see rada on ja mis seal võistleja jaoks peamiseks väljakutseks on? Rada on kiire, ta läheb üles-alla, päris mägine on seal, et ma arvan, et see ongi see kõige raskem meie jaoks, et kiirused on suured ja üles-alla, et võib-olla alguses on niisugune harjumatu, aga ma arvan, et seal on piisavalt see vabatreeningu aeg, et poisid suudavad kiiresti harjuda ja tundub, et meil see suur probleem ei tohiks olla, et ma arvan, et me sõidame hästi nii liivas kõva raja peal, et väga vahet ei ole, et poisid on tublid ja ma arvan, et me suudame kiiresti ära harjuda seal. No, kui mõtelda hooaja peale, siis suure osa oma hooajast sa veetsid ikkagi USA-s ja tegid seal terve hooaja kaasa ja suurepärase hooaja kaasa. Et kuidas USA hooaeg sind sõitjana on mõjutanud, sinu arengut on mõjutanud ja mida sealt õppinud oled? Ma arvan, kõige rohkem ongi andnud agressiivsust, et iga sentimeetri ja iga koha eest võidelda nii-öelda eluhinnaga, et järeleandmisi ei anna seal kurvides, keegi kõrvale tuleb, siis võitled veel lõpuni, ei lase niisama mööda, et ma arvan, et see ongi see, mida ma kõige enam õppinud olen ja loodan seda ka siin rakendada, et rahvuste krossil samamoodi, et eks see kõik tahavad endast parimat anda ja seda ma ka õppisin, et ei anna mingit järeleandmisi ei ole. Seda on hea kuulda. No, tänaseks on teada ka kõikide meeskondade koosseisud ja ennustamine on küll tänamatu töö, aga et kuidas hindad, millised Eesti võimalused on ja kes need peamised favoriidid sinu hinnangul on? Ma arvan, kõige tähtsam kõigil meil 3 on lihtsalt minna ja sõita oma sõit ära, et
et ei hakka seal liigseid riske võtma, ei hakka mõtlema, kus ma nüüd olen, mis koha peal, et mis see lõpptulemus on, et sõita ilusti oma sõitu ja tuleb see, mis tuleb. Aga ma arvan, et kui me kõik oma töö ära teeme, ilusti lõpetame, mingeid tehnilisi probleeme pole, siis miks mitte sinna poodiumile vaadata. Ma arvan, et me oleme selleks suutelised ja seda me püüdma lähme, et sinna niisama ringi sõitma ei lähe, et lähme ikkagi võitlema ja võitma. Nii et plaan on korrata Eesti kunagist parimat tulemust, 3. kohta või see isegi üle sõita? Ma arvan küll, miks mitte, et sellised me oleme, et tahame alati parimat ja võidelda parimate kohtade eest. Aitäh sulle, Kevin! Suured tänud! Suured tänud ka kõikidele toetajatele, kes te meid aidanud olete ja näeme Džingoli rajal. Tänud! No nii, Karl-Robin, siin Linnamäel ka sul hea treeningpäev täna selja taga. Rahvuste kross kohe-kohe ukse ees ja kui vaatame nüüd tagasi sellele hooajale, siis see hooaeg on sul läinud lihtsalt suurepäraselt. Oled Eesti meister, Soome meister, Euroopa meistrivõistlustel 3. koht. Mis on see võti olnud, et sedavõrd hea hool, et sellel aastal sisse saanud? Ma arvan, et kindlasti suure eelise andis see, et suutsime enne hooaega see aasta käia Itaalias siis treeninglaagris, et saime masinad kõik ära sätitud paika ja ise harjus ka jälle selle rütmi ja hooga ära ja seda harjumist ei saanud siis põhihooajale jätta, nii et saime palju varem hakata juba hea hooga sõitma. No, Džingolis rahvuste kross on kohe-kohe ukse ees. Oled ilmselt jõudnud analüüsida erinevaid tiime ja tead päris hästi, kellega vastamisi lähete. Mis Eesti tiimi tugevus on võrreldes teistega ja keda arvad, kes poodiumile sõidavad? Ma arvan, et rajaliselt Eestil suurt eelist ei ole, et kuna meil on enamus siin ikkagi liivarajad, siis sellest meil eelist ei tule. Küll aga ma arvan, et meile tuleb suur eelist meie pikkadest motodest siis, et Eestis on mitmeid aastaid olnud siin 20+2 sõidul, nüüd see aasta on 18+2 ja üleüldse ma näen, et tiimi kestvus ja üldine kiirus on väga hea, et kui enamustel tiimidel on niisugune 2 sõitjat on väga kiired ja 1 on niisugune keskmine, siis mulle tundub, et meie põhikiirus on ikka väga kõrge. Nii et Eestil läheb hästi? Arvata on. Sina oled nüüd grupis B, nii palju kui ma tean, see tähendab, et sulle jääb nüüd 2 võistlussõidu vahel kõige vähem aega taastumiseks. Mille põhjal te otsustasite, et kes mis grupis sõidab? Eks me vaatasimegi taastumisaega ja põhiliselt seda, et kui raskeks rada läheb, selle põhjal tegime omad kaalutlused ja ma arvan, et minule jäigi B ja see vähene taastumisaeg, sest ma olen selle aasta Euroopakatel sõidnud ka hästi väikese vahedega sõitude vahel, nii et ma olen sellega juba enam-vähem harjunud. No, sa juba ütlesid, et Eesti võistlused on praegu siis läinud 18 minutit pluss 2 ringi peale ja kohati sõidetakse siin isegi 15 minutit pluss 2 ringi. Räägi, kui palju on sõitja seisukohast erinevus selles, kui sõit on siin kas 18 minutit või siis 25 minutit pluss 2 ringi ja kuidas see tegelikult sõidutaktikat mõjutab, mida sõitja teisiti peab tegema? Suuresti hakkab siis see erinevus rolli mängima, et esiteks sa pead rajal otsima üles kohad, kus sa suudad hoida samad tempot, kuid samas puhata samal ajal, on see siis trajektoorides või sõidupositsioonides kinni. Ja teine hästi suur roll on selles, et kui sa tõesti väsid ära, mis sa kindlasti väsid selle aja jooksul, et ei tekiks mingeid ohtlikku vigasid sisse, mis ohustaksid sind või kedagi teist. No, kui mõtleme nüüd võistluspäevadele, siis näeme sind päris tihti üsna keskendunud ja kõrvaklapid peas. Räägi, mis su nipid on, kuidas konkreetseks võistlussõiduks ennast valmis sead ja kuidas ennast stardiks häälestad? Suuresti mõtlengi läbi sõidu eesmärgid enne starti ja muusika siis, mis mul mängib, mida olete näinud. See ongi siis enamasti, mis aitab mul lihtsalt seadistuse ja mõelda läbi kõik, mis rajal toimub ja hoiab närvi maas.
No sinu ennustus, milline on Eesti koht või mida ideaalis tahaksite saavutada? Eks ideaalis ikka poodiumit, et vähemalt sellest ei looda. Ja sooviksin ka tänada siis kõiki toetajaid, kes on meid siis siia toonud, et see kõik ei oleks võimalik ilma teieta ja ilma teieta me ei suudaks anda ennast parimat. Aitäh sulle, Karl-Robin! Aitäh! No nii, Rasmus, mõnus trennipäev on selja taga, rahvuste kross on kohe-kohe ukse ees. Kui nüüd hooajale tagasi vaadata, siis hooaeg on sul väga tugev olnud nii Eesti sarjades kui ka Euroopa etappidel. Mille poolest sul selle hooaja ettevalmistus võrreldes varasemaga erines ja mis hindad, mis su edu võti sellel hooajal on olnud? Hooaja algust läks pigem untsa ja ei saanud kohe ennast ja pilli tööle. Aga mida hooaeg edasi, seda paremaks hoog läks ja olen leidnud juba päris hea hoo sisse siin hooaja lõpuetappidel. Kui nüüd mõtelda Itaalia Cingoli raja peale, see on niisugune päris kõva rada ja Eestis ja lähiriikides sellised radasid pigem vähe. Et kuidas sa ise sellisel rajal ennast tunned ja räägi, mis on võib-olla siis sõitja ja masina seisukohast erinev võrreldes sellega, kui sõidad kõval rajal või liivasel pehmel rajal? Kindlasti kõval rajal on ikkagi palju väiksemad rehvid ja madalamad pillid ja hood on palju suuremad võrreldes liivarajal, kus on pigem niisugune öötsumine, siis kõval rajal peabki olema kogu aeg keskendunud. Siin jah, lähisriikides ei ole päris häid kõvasid radu, aga Poola EM-etapp andis kindlasti hea soojenduse Cingoli jaoks. Kui nüüd vaadata, siis jah, praegusest seisust 2 nädalat on rahvuste krossini. Kuidas sa nüüd järginenud aja jooksul veel siin rahvuste krossiks ette valmistud ja mis taktika Kevini ja Karl-Robiniga olete kokku leppinud? No taktika on ikkagi minna teha enda kõik parimad sõidud, mis meil sees on. Ja siin ei olegi midagi väga palju teha, et füüsilist enam ei hakka muutma, et füüsiline on juba kätte saadud, aga pillidel veel teeme viimased sättimised ja vaatame, mis seal veel teha on. No sinu ennustus, milline on Eesti koht või mida ideaalis saavutada tahaksite? No ideaalis ikkagi esimene koht, aga kui nüüd päris realistlikud olla, siis top 3 on ikka võimalik ja seda me läheme kindlasti püüdma. Et midagi muud polegi öelda, et gaas põhja. Aitäh loomulikult ka toetajatele, et te olete meil abiks olnud ja me teeme kindlasti teile väga head sõidud ja anname igaüks endast parima. Aitäh, Rasmus! Palun väga!